sõbrad, räägime millestki, mis minul on juba kodus olemas, aga teie näete esimest korda. Nimelt robotniiduk. Sellist asja ikka jah, tõepoolest, mina olen Eestis üks esimene, kellel on au seda oma muruplatsi peal näha toimetamas ja nüüd siis avaneb ka teil see võimalus. Goat ehk siis eesti keeles kits on selle nimi. Jah, hellitusnimega kits, Ecovaxi väga uus, väga intelligentne ja väga tark muruniiduk. Ja nagu ka robottolmuimejad, siis intelligentsuses sellel puudust ei tule. Ise teab, kus ta on, kuhu peab minema ja mis on hästi tähtis, on see, et ta niidab süsteemselt. Niidab süsteemselt, aga enne kui ta saab teil kodus niitma, siis enne tuleb teha mõningad protseduurid. Ja võlusõnaks on tegelikult need majakad ju piikanid. Jah, need on nüüd tema navigatsioonimajakad, mille järgi tema siis territooriumil navigeerib. Ehk siis mingisugust maa sisse traadi peitmist, nagu me oleme harjunud robotmuruniidukitega, sellist jama temaga ei ole. Ja see on ka peamine põhjus, miks mina ta valisin ja Viljandisse vanemate koju viisin ja seal muru peal ta toimetama lasin, sellepärast, et ma ei tahtnud mingit traadipanekut, mingit kaevamist, et mingi asi mul on kuskil seal mulla all. Ma tahtsin saada need postid nurkadesse, kits tööle ja tegelikult, sõbrad, nii lihtsalt see asi käiski. Seadistamine ülimalt lihtne, majakad tuleb ära valida. Nüüd siis peab muidugi inimene jälgima, et milline on tema koduhoov. Jah, sellepärast, et igal ajahetkel, kui see robot sul niidab, peab ta olema majaka väljas. Majakad peavad ka 11 nägema ja majakate vahe võiks olla mitte rohkem kui 45 meetrit. Ja alustuseks tuleb temaga siin niimoodi nagu lapsega oma siis see territoorium läbi kõndida. Käisin minagi, ta kõik käib siis telefonis juhtimine läbi rakenduse, kõnnite muruniitel niimoodi järel, tipa-tappa, kaardistate oma nagu siis selle plats ära, kus te tahate, et ta niidab. Ja pärast seda, that's it, nii easy see ongi. Ja nüüd siis seesama, mida sa tegelikult juba mainist ka, ta ei sõida uisa-päisa. Vaid see koht, kus tema on juba niitmas ära käinud, siis sinna ta ikka tagasi ei lähe, ta teab, et on niivõrd tark, et seal on käidud. Mitte ei ole see, et ta risti-rästi senikaua paneb, kui lõpuks iga lible kätte saab, et sellist asjatut sõitu see kits ei tee. Sa saad ka ise jagada alasid, sa saad saata teda, et niida kõigepealt seda, niida sealt, ära sealt niida kõiki igasuguseid pinnamuutusi, äärekivje, neid kiviplaate ta ilusti tunnistab, tunneb ära, et selles mõttes ta on nii tark üldse saab olla. Ja siin on need eeskaamerad, siis jälgivad kõike seda, mis tal ees on, olgu sul siilid, laste mänguasjad, pallid. Ja see, mis on siis nüüd üleval, see panoraamkaamera, see siis võtab kõike, mis on tema nagu ümber ja siis ka kuigi pealt üleval ja lisaks ta siis töötab ka kui sul mõnes mõttes turvamees. Ehk siis sa saad juhtida, sa saad saata seda robotit kontrollima mingit ala või paluda, et robot annaks sulle teada, kui keegi tema niitmisel ette satub või tahab teda liigutada näiteks. Aga mis mul endal kodus peab eeltingimusel tehtud olema? Wi-Fit on vaja? Jah, esmane primaarne on see, et võiks olla Wi-Fi. Wi-Fi võiks olla vähemalt levida nii kaugele, kui on tema see kodu või pesa, kuhu sa paned. Vooluühendust muidugi on vaja. Ja siis juba saad seadistamisega edasi minna. Võiks olla teada see enda krundi suurus, vaadata vastavalt juhendile ära, palju majakaid vaja oleks, et need omavahel signaali ilusti hoiaksid. Ja kui nüüd millegipärast, näiteks maakodus, ei ole kogu aeg Wi-Fit või midagi sellist, siis on võimalik soetada ka moodul, mis siis läbi mobiilse andmeside ja mobiilijaamade siis suhtleb juba sinu äpiga ja robotiga. Terad on siis sellised lendterad? Jah, need on lendterad, 3 lendtera on tal all väga kergelt vahetatavad. Komplektis on kohe ka varuterad kaasas. Neid saab ka juurde soetada. Ja mis puutub tema niitmisvõimekusse, siis sa saad niitmiskõrgust ise muuta ja ta suudab turnida ja ronida üles ja niita 45 kraadist nõlva. Ja see konkreetne aparaat, mis siin meil väljas on, see nüüd on siis mõeldud, see on siis nüüd Goat 1600, jah? See on nüüd meie keskmine kits, ehk siis tema on mõeldud kuni 1600 ruutmeetri ala niitmiseks,
aga on olemas ka väiksem, ehk siis kui on maad natukene vähem, siis on 800 ruutmeetri niitmiseks ja siis on jälle kõige suurem neist on kuni 2000 ruutmeetrit. Niitmishooaeg on kohe algamas ja minulgi seesama valge kits hakkab Viljandis kohe-kohe toimetama. Eelmine suvi ta sai väga hästi hakkama. Mina küll soovitan, võitke aeg iseendale oma lähedastele, las robotid teevad teie eest selle töö ära.